Millised on vajalikud muudatused, et jääda kestma, et kestaksime meie liigina ja ka planeet Maa? Ühe võimaliku lahendusena nähakse kestlikku innovatsiooni. Ja mis see siis on? See on põhimõtteliselt täpselt sama asi, mis innovatsioon, ainult et ühe väikese nüansiga. Nimelt uue idee, teadmise, oskuse või tehnoloogia rakendamine viisil, mis loob majanduslikku väärtust, aga arvestab ka keskkonna mõjudega. Nii et see kombinatsioon justkui muutub siis selleks uueks põhjanaelaks. Ehk et kuidas ettevõtja saab luua majanduslikku väärtust, luua töökohti, maksta töötasu, maksta dividende ja samal ajal hoida ja vähendada keskkonna mõju. Nii et vahel kutsutakse seda ka keskkonnadividendiks. Mulle isiklikult see termin väga meeldib. Aga tõepoolest see tasakaalupunkt, kus meie loodav väärtus oleks kasumlik ja kestlik, on uus normaalsus. Ja kui siiamaani on olnud innovatsioonikultuuri komponentideks 4 komponenti, inimesed, protsessid, andmed, tehnoloogia, siis nüüd liigume selles suunas, et nende komponentide juures oleks ka üks ülene osa. See keskkonna osa on täna veel natukene eraldiseisev, sest me kõik oleme õpikõveras, me kõik õpime seda distsipliini, neid näitajaid, mõõdikuid, keskkonna mõjusid, kuidas neid vähendada, sest keskkonnaharidusega inimesi ju ei ole igas ettevõttes osakondade kaupa võtta, aga ometigi iga inimene peab või peaks ennast kurssi teemaga viima. Nii et ideaalses maailmas me liigume selles suunas, et väärtusloome arvestaks hügieenifaktorina ka mõju keskkonnale ja kuidas on võimalik seda mõju vähendada või positiivset mõju suurendada. Ja valdkonnad, mis on täna juba globaalselt drastilises muutumises, on kõige suurema jalajäljega valdkonnad, loomulikult väga loogiline. Ehk transport, toidu tootmine, energia, tekstiilitööstus ja linnade planeerimine. Ja miks need 5? Just nimelt see on need on kõige vajalikumad füüsilised ja teenuselised hüved, mida inimesel vaja on. Meil on vaja midagi selga panna, meil on vaja kuskil elada, meil on vaja liikuda. Meil on vaja süüa, meil on vaja teisi inimesi enda kõrvale. Nii et need 5 valdkonda on väga-väga suures muutumises. Suured ressursid, innovatsiooni, eelarved liiguvad just nendesse sektoritesse ja tulemused on ka juba selgelt nähtavad. Katame neid näiteid ja arenguid mitmeid. Transpordi puhul just nimelt see kütuse komponent, mis siis maanteetransport või ühistransport või eraisiku sõiduk kasutab, on suure jalajäljega. Toidu puhul täna ikkagi see põllumaa, viljakas põllumaa üha väheneb, degradeerumine on see tehniline termin. Energia, mida täna siis võidujooksus viiakse fossiilselt üle taastuvale energiale, mis on Euroopa kontekstis ka julgeoleku komponent, tekstiilitööstus ehk meie riided, rõivad, kui oleks võimalik, mina keelaks moe ära. Ehk et tõepoolest, miks meil on vaja hooajaliselt kogu aeg osta uusi riideid, sest üks asi on moes või ei ole, sest et see jalajälg, mis tekstiiljäätmena tekib, mis tekib juba elutsükli alguses, kui see puuvill seal põllul kasvab, kui palju vett selleks kulub, puhast vett, mida on vaja tegelikult hoopis mujale. Nii et see rõiva ja tekstiilitööstus on väga suure jalajäljega valdkond ja siis meie linnad, meie asustus, kus me elame oma liigiga ja 2050-ndaks nähakse, et 70% inimesi elab linnades.
Ja üks nii-öelda näide siia tehnoloogilise arengu näide, millest ka on võib-olla aastaid juba räägitud, sest ta on aastaid olnud innovatsiooniprotsessis testfaasis, on Hyperloop. Ma ei olegi kindel, mis see eestikeelne parim vaste talle on, võib-olla ongi Hyperloop, aga et siis nii-öelda kiire transport, sellise tunnelilaadne süsteem, kus siis õhutakistus on vähene, kiirus on väga suur ja ta võtab väga vähe ruumi. Ja Brasiilias nüüd esimest korda 2025 ka edukas eksperiment läbi viidi, kus kõik mõõdetavad tulemused näitasid paranemist ja nii-öelda tehnoloogia testimine sai rohelise tule. Nii et jah, need 5 valdkonda suuresti muutumises ja drastiliselt suured murrangulised innovatsioonid, see on aastaid olnud testimises, Hyperloop selle üks hea näide, kuidas nemad on nüüd siis 12 aastat aktiivselt juba testinud, katsetanud, kuidas suurlinnade pudelikaelu ja transpordivajadust katta väikse jalajäljega. Aga mis siis see jätkusuutlikkus terminina on, sest tõepoolest seda sõna ju kasutatakse igal pool ja juba suhteliselt meelevaldselt ja võib-olla ta nii-öelda päris sisu hakkabki juba ka ära kaduma sellises tavakõnes. Aga iseenesest sõna nii nagu ta ka oma osades viitab, tähendabki seda, et me suudaks jätkuda. Et me kestaks, et ressursid ei ammenduks, ei lõppeks meie generatsiooniga või järgmisega, et planeet Maa saaks kesta, taastuda ja inimese vajadust nii-öelda teenindada. Kuigi mulle see sõna üldse ei meeldi, siis see ongi siis see jätkusuutlikkus, et kuidas meie täna veel kasvava liigina saame tarbida ja ressurssi kasutada selliselt, et see küll kataks meie vajaduse, aga võimaldaks planeet Maal ka taastuda, taastoota. Nii et jätkusuutlikkus kui tegevus, mille eesmärgiks on leida tasakaal majanduse ja looduse vahel, kõige lihtsamini öelduna. Ja lisaks kestlikule innovatsioonile on lahenduste nimekirjas ka sõna ringmajandus. Ja ka sõna, mida arvatavasti kõik on juba ühest või teisest kohast kuulnud, aga oma sisult väga-väga mitmetahuline ja väga palju külgi aspekte selles distsipliinis on, mis on ringmajandus, miks vesi ei ole ringmajanduse all ja nii edasi, nii edasi. Terminina jällegi erinevaid definitsioone, aga põhimõtteliselt siis samamoodi majandussüsteem, mis kasutab süstemaatiliselt ressursse ringluses, et võimalikult vähe siis kaevandatavat, kasvatatavat tooret, materjali ringist nii-öelda väljuks, ehk siis kas ladestataks pinnases jäätmena või põletataks lõppfaasis. Nii et kõik, mis läheb uuesti ringile, uuesti tarbimisele, kasutusse, parendamisse, uuendamisse, rekonstrueerimisse, toormeks, teiseseks toormeks tagasi, on siis justkui uuel ringil. Ja mida rohkem me suudame kaevandatavat, kasvatatavat tooret kasutusel hoida, seda parem. Ja 2 lõpufaasi, mis siis enam ei ole ringmajanduse sees justkui, et ta väljub sellest ringist, ongi siis kas selle jäägi või prügi põletamine mitte soojuse tootmise eesmärgil või siis prügilasse ladestamine või pinnasesse matmine. Nii et need on siis kõige viimased variandid, mida tuleks vältida nii kaua kui võimalik. Ja see on nüüd selline hästi populaarne visuaal, ringmajanduse liblikas. Üks kõige enam ehk kasutusel olevaid ja teise variandina kasutatakse ka seesugust lineaarse ja ringse majanduse võrdlust. Ehk siis see lineaarne majandusmudel, kus me täna oleme olnud pikka aega oma kapitalistliku majanduskorralduse ja tarbimisühiskonna elu juures, mis tähendab siis seda, et me kaevandame, kasvatame, toodame, tarbime ja viskame ära.
ja nüüd see ringne mudel on inspireeritud loomulikult loodusest, kust mujalt, kõige targemast kohast, mis siis tähendab seda, et kõik peaks olema ringluses ja kõik peaks olema ka tegelikult päeva lõpuks lagunev ehk seesama reostus ju on tekkinud seetõttu, et meie jäätmed, jäägid ei lagune. Muidu ju suudaks loodus need ka ära konverteerida uuesti näiteks mullaks. Nii et tõepoolest see meie käsi seal küljes on võimaldanud luua materjale, mis ei lagune, mis ei lähe ringile, mida ei ole võimalik taaskasutada, korduvkasutada ja nüüd tuleb see toote elutsükkel läbi uuesti mõtestada ja disainida. Ja meie sõnavarasse hakkab tulema uus sõna nimega engineering, et ta on inglise keeles on ta juba terminina olemas, selline engineering kõrvale, inseneeria kõrvale. Aga eesti keeles saab siis öelda justkui selle kohta toote elutsükli lõpu kujundamine ehk et tõepoolest siis tuleb uuesti mõtestada materjali kasutus, jäägi tootmine, jäägi väärindamine, tagasikutsumine, parendamine, teisele ringile saatmine, uuesti kasutamine. Et kõik see, mis puudutab toote elutsükli pikendamist, tuleb võtta kasutusele. Ja see ongi siis see toote elutsükli lõpu kujundamine. Või kui nüüd tõesti see elu saab läbi, kasulik eluiga saab läbi ja enam üldse ühtegi ringi enam peale ei saa teha, siis kuidas seda utiliseerida, kuhu see toode viia, kas ta on ohtlik jääde või ta läheb ikkagi kuskile veel toormeks. Miks siis see kaevandatava, kasvandatava toorme lugu nii kriitiline selles valemis, lahenduse valemis on ka asjaolu, et Euroopa jaoks konkreetselt on ta ka jälle taaskord julgeoleku teema, nii nagu ka taastuv energia, et me ei oleks kellestki sõltuvuses oma energia ja majanduse püstihoidmise mõttes, kellest me võib-olla ei tahaks olla sõltuvuses. Ja teine asjaolu, Euroopas ei ole endal väga tooret. Me impordime valdava osa kogu füüsilisest mateeriast sisse kolmandatest riikidest. Üksikud asjad saame Euroopa Liidu riikidest, aga igal juhul see julgeoleku kontekstis või majanduse toimimise või kestma jäämise või jätkumise kontekstis ei ole kestlik, ei ole jätkusuutlik, sest ühel või teisel juhul need suhted on külmumas, see perspektiiv on pikk, et need suhted on külmunud ja julgeoleku kontekstis toorme kaevandamine, kasvatamine, ringne kasutamine on igal juhul Euroopa jaoks kriitilise tähtsusega. Lisaks sellele Mendeljeevis hakkab 44 komponenti juba vaikselt oranžiks või punaseks tõmbuma, mis tähendab, et keemilised elemendid, toore, kaevandatav toore, mida me kasutame kõige tootmiseks, hakkab muutuma piiratud ressursiks. Selle video lõpus samamoodi saate vaadata mõned kordamisküsimused ja lugeda lisamaterjale. Aitäh!